tere ja mul tuli juhatus, et teha selline huvitav lugemine, mis on siis ülevaade Eesti põhilistest linnadest või paikadest nii-öelda. Ja ma mõned kirjutasin ülesse. Mõndades ma olen käinud, mõndades isegi veel ei ole. Või siis, kui väga kaua aega tagasi mingi keskkooli ajast võib-olla käisin. Mis selle lugemise eesmärk on see, et lihtsalt vaadata, mis olukord Eestis on. Ja see minu lugemine, mis tuleb ülesse siit, sellest lugemisest, on väga sellises nagu energeetilisel tasandil. See tähendab seda, et võib-olla kuidas sina näed näiteks seda linna või seda paika Eestis, see võib olla erinev sellest. Ehk siis ma vaatan energeetilist olukorda, mis tahab üles tulla. Miks? Et luua selgust kollektiivis, näiteks ma tean mõndasid, mul on selline sensitiivsus ka kohtadega, eriti kinnisvaraga seoses, aga ka paikadega. Kohtadega kui ruumiga, kinnisvaraga, aga ka paikadega. Ma tunnen külm, soe, kas on minu jaoks, kas mitte, kas seal on arengupotentsiaali või pigem on seal stagnatsioon pikemat aega nüüd ja ka edasi. Või on seal suur arengupotentsiaal, et ma näen selliseid asju, et ma millegipärast sain kutset oma teejuhtidelt, et ma seda teiega jagaksin. Ma ei ole seda ise teinud varem, nii et see ongi täitsa esimene kord. Kirjutasin lihtsalt mõned nimed üles. Võib-olla siis alustamegi Tallinnast, pealinnast. Vaatame mõne kaardiga. Miks see vajalik on, et lihtsalt põnev. Võtta seda kui meelelahutust. Võib-olla see aitab ka mingis osas arengusuunda leida. Minu sõnavõtud. Minu sõnavõtud on, olgu. Minu sõnavõtud on tavaliselt sellised, mis hakkavad looma. Nad ei ole juhuslikud. Näiteks ma tegin siin postituse koolitoidu osas, siis 1 aasta oli koolitoit paranenud. Nüüd on jälle läinud, nagu ta on läinud, aga tuntavalt oli paranenud, nii et see oli nagu väga suur võit minu jaoks, et koolitoit võiks ikkagi olla kõigil väga hea. Et aga mõned asjad jäävad nii-öelda. Kui ma vaatasin Tallinnat, siis siin on mis see tähendab? Ja Tallinnas on fookuses ressursid, raha mõttes on fookuses poliitilises mõttes siis. Et on selline usaldus, et kõik saab korda. Ma vaatan hästi üldkollektiivset energiat, eks ju. Näitab, et möödunud elud, et näitab mingid vanad Eesti ürgmustrid korduvad. Aga keegi on poliitikas, kes tahab neid mustreid murda. Kui ma küsisin täpsustust, mis mustrid need on, siis siin öeldi, et raha, puudusteadvus, küllusteadvuse mustrid. Keegi on siin raha tark või kuidas öelda, poliitikas kuskil linnas, Tallinna linnale suunitletud eriti. Keegi, kes murrab mingeid vanu läbi elude, läbi generatsioone, mingi puudusteadvus, küllusteadvus. Aga kuidas öelda, ta tunneb, et teda ei mõisteta. Ta tegelikult on õigel teel, tal on väga palju väge, aga ta tunneb, et ta eristub teistest, ta näeb, et see muster on nii süvitsi inimestes. Puudusteadvuse muster on nii süvitsi inimestes, et tal on
kuigi ta on oma arust maksimaalselt panustanud, siis ta näeb, et rahvas ei ole selleks valmis või kuidas öelda, rahvas ikka usub sellesse vanasse Eesti ajamustrisse. Just ressursi ehk raha osas millegipärast. Ta nagu on geniaalne, ta on tugev selles, mis ta on, näitab, et tegelikult tulemused on. Ta küll tunneb, et ta tahaks, et ka teistel läheks hästi. Aga ta näeb, et teised ei võta seda vastu, teised ei võta vastutust. Ja see tegelikult teeb teda päris kurvaks, sest ta tegelikult intention on puhas. Aga poliitikas või Tallinnas on ikkagi mingi ressursi kasv. Uus algus. Tasapisi uus algus. On mingi säästmine, aga tasapisi on uus ressursi algus. Ja ma näen, et see võib olla tema võib selles ka mängida rolli. Ta on võtmeroll. Nii et ta on natukene kurb, et mingit muutust ei tule, aga ta on natukene head of his time. Ta on natukene ta on natuke ajast ees. Ja teised inimesed natukene võtavad aega, et kohaneda, settlida. Tegelikult muutused on ka üksikindiviidide elus. Aga seda väga aeglaselt. Tema on nagu, tehke nii ja siis teil on täpselt nii, on ju. Ta on nii entusiastlik, aga issand, kui põnev. Ühesõnaga, tegelikult tibusammudel ka inimesed võtavad ühes, aga tema on natuke kannatamatult, ta tahab kohest tulemust näha, et ka teistel läheks hästi. Ta on hingega asja kallal. Väga hea poliitik, kes peaks jätkama oma kirega, aga lihtsalt, et ta on võib-olla ta on enda ajast ees väga kiiresti ja väga palju ja sellepärast on teistel raske, aga nad tegelikult teised alateadlikult, nad teevad ikkagi kasulikke muutusi ka oma elus. Ja tasapisi ressurss läheb paremaks, uus algus on ressursiga lausa, midagi on loksunud paika. Vaatame Tartut, mis siin tuli. Mis see tähendab? Tartus oleks justkui nagu mingid muutused. Tartus tahetakse muutust. Vabandust, ma nagu räägin, kusjuures ma räägin täiesti blank, sest ma tegelikult ei ole ammu uudiseid vaadanud. Aga mina näen, et mingi sektor siin mõistab, et Tartus on vaja mingit muutust. Tahetakse külluslikku muutust. Ei taheta enam mõistuspärast poliitikat. Tahetakse võtta kergemalt, voolavamalt ja tahetakse luua stabiilset muutust. Usaldatakse selles osas, luuakse kogukondi, mis on meelestatud üpriski forseerivalt, niimoodi nagu õiges suunas. Nõuab kannatlikkust. Tartus mõeldakse rohkem, kuidas mõistusest rohkem heaollu kukkuda. Kuidas manifesteerida suuremat stabiilsust, heaolu. Ja luuakse kogukondi, mis on väga-väga tore, meeldiv. Nagu tullakse peidust välja, et teistega luua kogukondi. Ja mitte protestivaid kogukondi, vastupidi, selliseid õitsvaid, selliseid heaolu loovaid, emotsionaalse intelligentsuse põhised. Vot, seda ma tahangi öelda, nüüd tuleb läbi. Tartus on suurel määral emotsionaalse intelligentsuse vajadus kasvanud ja fookus kasvanud, et isegi nähakse läbi mingid poliitilised mustrid ja tahetakse luua muutus, kus on emotsionaalne küpsus, emotsionaalne intelligentsus, kaastunne, mõistmine, et inimeste keskseks rohkem, hoolivamaks, mingi selline. Ja seda manifesteeritakse ja luuakse kogukondi. Ma isegi julgeks väita, et noored on aktiveerunud. Noored, kes tahavad luua
samade väärtustega kogukondi ja nad on üpriski motiveeritud ja nad on manifesteerijad, nad ei taha seda teha jõuliselt ega protestivalt ega destruktiivselt, vaid nad loovad väga pehmelt, aga kindlameelselt ja nagu südamest. Süda on õige koha peal. Või siin on väga hea fookus, nagu mingi, mitte riigipööre, aga mingi linna võimupööre, justkui nagu tahab areneda siin. Et ei ole veel jõudnud sinna, aga tahab areneda. Vaatame Pärnut. Pärnust tuli. Ai, see oli juba see. Pärnus oleks nagu sama tahab tulla. Vaatame uuesti. Samad kaardid kukkusid välja. Pärnus on võrdlemist, võitlust, tulist või suhtlust ja läbi suhtluse toimub transformatsioon. Ja see suhtlus on väga tuline just mees- ja naisenergiate vahel, mis on hea. Mina leian, et see on alati väga-väga hea. Ja nad on seda ära tabanud. Pärnus mõistetakse seda, et kui sa väljendad, et kui mehed ja naised teevad koostööd ja püüavad lihvida neid arusaamatusi või konarlusi, siis selles peitub vägi ja tegu. Siin on nagu Pärnus on seda täiesti aru saadud. Aga nagu kahte leeri minnakse. Üks osa tahab minna rahulikumat teed pidi. Teine kirglikult ehitada hetke järel midagi, aga kirglikult. Mingid unistused on... Okei, ma saan nüüd aru. Pärnus püüeldakse leida konfliktide lahendus meeste ja naiste vahepeal. Seda nii üldkollektiivis, aga arvatavasti ka poliitikas. Püütakse leida ja osati nagu leitakse ka, aga siis tekivad jälle arusaamatused, nagu see on nagu kauge unistus, et see laabuks siiski. Soov on teha emotsionaalselt intelligentset koostööd, aga justkui nagu kahte leeri inimesed seal jagunevad. Ühed, kes on vaimsemad ja teised, kes on rohkem maisemad. Ühed, kes on rohkem naisenergias ja teised, kes on rohkem meesenergias. Osati nagu, seal ongi 3 sorti inimesi. Osad, kes lähevad sellest läbi ja leiavad, teevad koostööd läbi suhtluse, leiavad selle väe ja osad on, kes nagu jagunevad 2. Siin on nagu 3 sorti inimesi. Ja see võib olla takistuseks, kui ei ole sellist üksmeelt. Aga eesrinnas on ikkagi keegi, kes teeb koostööd. Nii, vaatame siis Haapsalu. Haapsalu. Mis on Haapsalus kollektiivis? Kuidas Haapsalul läheb? Haapsalul on sama. Mees- ja naisenergiate nagu unistus, et see toimiks, aga see veel ei toimi. Suund on. Töötatakse selle nimel südamega. Palun täpsustust. Et internetis võidaks olla nii, et Haapsalus paljud reisivad välja, et leida tasakaalu, sest ei ole leitud tasakaalu seal võimude vahel. Hirmud on. Et kellegil on saanud, nagu keegi on
saanud aru, et enough või midagi nagu oleks, vaata. Ja seal on ka võimuvõitlust ikkagi. Aga soov tegelikult, et oleks toimiv see, et rahulikumad veed oleks nagu, et koostöö oleks, aga seal on nii, et võimuvõitlus on mingis osas ja suur väljavoolavus, reisimine, sest nagu, aga tundega, solvunud tundega, et tegelikult tahetakse olla, aga nagu ja ei reisita mitte teise Eesti linna, vaid Euroopasse. Mingi niuke tahab tulla läbi. Kuidas, mis seis on Narvas? Seis on Narvas. Poliitika. Ma tean, et Narvas on vist suured arengud olnud, aga võrreldes varasemaga, aga ma ei oska. Läbimurre. Ja tahetakse, Narvas on hästi fokusseeritud mingite hirmude murdmisele, väga edumeelne fookus on. Aga mis see tähendab siin? Tahetakse murda jah, mingeid hirme seoses Narvaga. Aga ollakse väga indiviidne, püütakse nagu väga kontrollida, hallata. Mis see tähendab siin? Ja siin on Narvas peaks isegi olema ettevaatlik mingi poliitiliste asjadega. Kuidagi ollakse selline nagu endale nagu isekas natukene. Aga tahetakse edasi liikuda edumeelselt. Püütakse mingeid hirme murda. Aga tehakse, justkui nagu üksinda tuntakse ennast, nagu üksinda. Tahetakse täiesti, jõud on fokusseeritud sellele, et murda läbi, olla niimoodi, aga tuntakse, et peab kõigega üksi hakkama saama. Ja nagu tegelikult ka saadakse, aga lihtsalt, et see on tekitanud sellist, kuidas öelda, endale hoidmist natukene, mingi selline, tuntakse, et ma pean kõigega üksi hakkama saama, kuidagi niukene. Aga üldiselt edu on. Vaadatakse ka võimalusi, edu on, tahetakse luua usaldust rohkem. Aga ma ei näe, et oota, las ma vaatan, mis siin on. Mis see oli, see mõõkade 7 siin? Tahetakse nagu nui 4 muutusi teha. Võib-olla isegi nagu üle pea kaela suuri. Aga väga palju on selliseid hirmude projitseerimisi ja nii edasi, et see on raske töö. Tuntakse, et peab nagu üksi, peab säästma ja peab nagu üksi hakkama saama kuidagi. Seal Narvas. Nii, aga vaatame siis Rakveret. Rakvere. Rakvere. Rakveres on väga hea koostöö, väga hea tiimitöö, kodutunne sealsetel üleüldiselt. Ja luuakse traditsioone, luuakse küllust, sõbralikku, keskendutakse ka tegelikult, Rakveres on päris hea pilt, keskendutakse emotsionaalsele küpsusele, sõbralikule loomisele, koostööle, kogukondadele.
justkui nagu keegi liider seal oleks, kes on vahel ka üksi, niisugune eraklik. Aga ta on päris hea manifesteerija ja ta on küll tagasihoidlik, aga tal on mingi vägi. Ta oleks nagu vanem hing. Ja ta on meister tegelikult. Aga on võimuvõitlust ka. Ta on meister ja ta on jagaja, tähendab keegi siin on hea manifesteerija. Rakvere, et luua traditsioone ja läbi traditsioonide sissetulekut. Positiivses mõttes. Nagu ausal teel. Aga selle üle on natuke konflikte. Ka meeste ja naiste vahel. Aga siiski leitakse ühine arusaamine. Tiimitöö on siin väga tugev. Huvitav, sest kui mina olen Lääne-Virumaalt pärit ja kui mina seal käisin, olin noorem, siis jäi selline mulje, nagu seal oleks niimoodi, et nagu noortel oli ühine teema selline, et vanemad käisid tööl, olid edukad, keskmisest edukamalt käisid tööl, aga noored nagu tundsid, et seal oli nagu üldkollektiivne selline nagu lõid aega surnuks kuidagi nagu võib-olla mitte konstruktiivsel viisil, et nad vajasid justkui nagu mõistmist või kuulamist või tähelepanu rohkem, et vanematel oli võib-olla liiga tööle fokusseeritud. Aga siin ma näen praegu küll ühtset tööd. Ühtset tööd näen. Nii noore, igas generatsioonis kusjuures, igas generatsioonis kaasa on haaratud nagu kõik, mis on tore. See on suur muutus. Nii. Saaremaa. Okei, vaatame Viljandi. Viljandis on keegi sõnaosav, kaine, kalkuleeritud, ka meister, aga kaitsev konfliktide ees, jagab, soovib luua muutust. Ka seal on mingi, Ka Viljandis on selline, et on keegi vanem naisterahvas või kelles on keegi vanem inimene, kelles on tugevam või suurem, kes on vanem hing või vanem meesterahvas, naisterahvas, kelles on rohkem feminiini ja seda nagu sõna. Ta on meisterlik oma sõnades. Ta on hea sõnameister. Ta kaitseb, on stressis, kaitseb, mingi konfliktid on seal. Siis keegi, sest ta näeb, et keegi tuleb ja pakub, tahab uut. Nagu oleks mingi võimuvahetus, ta on mures selle pärast. Aga tegelikult see uus, kes tuleb, ta ei ole pahatahtlik. Või kes on juba tulnud, ta ei ole pahatahtlik. Alguses mul jäi mulje, et ta jagab midagi. Nagu tekkis selline, et kas mingi siin manipulatsioon, kuid tegelikult ma näen, et ta on keegi värvikas inimene, kes loob tasakaalu, tahab luua tasakaalu. Ja ka temal on väljakutsed, siin on mingid nagu samamoodi nagu Tallinnas, mingid mustrid, mingid eelmise elu või eelmiste generatsioonide mustrid seoses puudusteadliku ja küllusteadvusega. Aga tema tuleb ja loob sellesse muutuse. Kuidas ta loob muutuse selles?
ja ta loob täitsa külluse sinna. Et on hirmud, vanadel olijatel, tegijatel on hirmud sellega, kes on ka meistrid oma erialal, aga neil on hirmud sellega seoses, aga tegelikult ta loob tasakaalu ja õitsengut Viljandisse. Tundub alguses, et ta tuleb pakkuma ja on liiga lahke ja selline, et tasub olla ettevaatlik, liiga teistsugune, aga tegelikult on tema soov siiras selles osas, et ta armastab seda kohta ja ta tahab, et sellel kohal hästi läheks. Ja see koht toob temas välja sellise rõõmu, soojuse ja ta tahab seda jagada ja ta tahab, et seal oleks parem keskkond ja ta tegelikult loob muutuse, tuleb ülemkohtu. Kaart on tegelikult keegi, kes tuleelemendis aitab arengule kaasa. Vaatame Kunda, kuna mul vanaema Kundast oli, siis vaatame, kuidas Kundal ka läheb. Seal on ka ju arengud olnud võrreldes aastatega. Kuidagi lastel on seal mingi teema, mis lastel on seal, nad ei lastel ei ole seal väga häid tingimusi. Nagu ei ole noortele, lastele seal nagu oleks kurbus seal, ei ole liikumis seal, on üksindus seal, on väljajäetus seal, puudusteadvus on just lastele elutingimused või midagi, et seal võiks tulla rohkem midagi luua. Siis vaatame Saaremaa. Kuidas Saaremaal läheb? Saaremaal on keegi, kes on väga väekas ja samamoodi tahab luua mingeid mustreid, mustrite murdmisi. Mis see tähendab? Aga tal on sõltuvused, tal võivad olla alkoholisõltuvused. Aga tal on alkoholisõltuvus, aga ta on keegi, kes ka ühendab või mingit ürituste korraldamine või ta ühendab rahvast või kuidagi ta teeb mingeid üritusi. Ja kuidagi plokk on tekkinud, ta tahab mingit uut ja ta nagu tahab lõpetada selle ära, sellega on mingi tekkinud mingi takistused ja ta kuulab juhatust, mida edasi teha. Ja ta on tegelikult hästi meelestatud, just häälestatud, et Saaremaal oleks nagu lust ja toredus ja nagu rõõm ja ühtsus ja ta mõtleb seda hingest, et mingi tõsiduse vabastamine, et ta rakendab uusi ideid, ta mõtleb midagi uut, aga ta teeb seda teises võtmes. Tal on süda ja mõistuse koostöö. Ta on väga mänguline inimene, väga rõõmus inimene. Lihtsalt tal on võib-olla endal alkoholiprobleemid, aga kui ta midagi teeb, ta teeb seda hingest ja see tegelikult teistele meeldib, mida ta teeb. Aga seal on mingid takistused, suunamuutused, et ta jääb kohalikuks. See on näha, et ta on lojaalne. Hiiumaa.
oi, mis Hiiumaal toimub. Mis toimub? Niisugused. Olgu. Hiiumaal on kardinaalsed muutused. Ja vajalik vooluga kaasa minna, suhelda ja aeglaselt, aga kindlalt edasi liikuda. Hiiumaal on tarvis areng arvatavasti. Hoitakse millestki kinni vanadest traditsioonidest. Hirmud on. Ja palju hirme on arengute ees, Veevala ja ajastu arvatavasti. Ka siin tuleb keegi liider esile, sauade kuningas, kuid tal on väga suur koormus, aga tasapisi luuakse mingit edasiminekut, kuid Hiiumaal on natukene vaja, on kinni ja mingi stagnatsioon on seal arengu mõttes, et on vaja muutust luua ja minnakse saadakse sellest aru, lepitakse sellega ja minnakse armastusega vooluga kaasa, eluvooluga. Aga hästi aeglane on seal areng, praegu tundub nii. Selline oli üldlinnade plaan. Anna teada, kui see sulle korda läks, kas kõnetas sind, pane like. Ja siis ma tean, lihtsalt selline tore ülevaatus, mis toimub, et mis toimub Eestimaal. Aitäh sulle, nägemist!